Tere! Teine ring siis määrdekoolitust. Minu nimi on Toomas, olen Skivex suusapoe esindaja ja täna teile läbi viimas 1,5 tunnist suusa hoolduse kursust. Räägime ülesehituse poolest siis natukene suuskade enda põhimõtetest, suusa valimisest. Enamus aega pühendame libisemismääretest rääkimisele ja seda tööprotsessi näitamisele. Ja natukene lõpus, sõltuvalt kaua meil läheb, jõuame ka pidamismääretest rääkida. Veidike skinni, karvasuuskadest ja nii edasi. Endast olen 29-aastane, suusatamisega tegelenud 20 aastat, kui mind ei viidud trenni, ise läksin. Suusa määrimisega võiks öelda, et olen sama kaua tegelenud, sest väga varajasest pandi meid trennis oma suuski ise hooldama. Ja võib öelda, et tänu sellele ma olen ka praegu siis siin. Skivexi pood on Purje tänava 8 Pirital asuv üks kauplus, mis on suuremas osas tegelikult e-pood. Me oleme väga spetsiifiline pood selles mõttes, et me müüme 20+ erinevat brändi suusamäärdeid, mis on spordipoe kohta väga ebatavaline. Tavaliselt 1-2, maksimum 3 määrdebrändi leiate ühest poest. Tänu sellele, et meil on nii lai haare, oleme me ka omas vallas kindlasti Euroopa, võib-olla maailma kõige suuremad tegijad täna juba just siis rääkides konkreetselt suusamääretest ja hooldusvahenditest. Müüme läbi e-poe üle maailma, igapäevaselt Hiina, Korea, USA, Kanada ja kõik Euroopa riigid. Lisaks teeme otse koostööd umbes 100 erineva spordiklubi, spordikooli, rahvusmeeskonna, maratonitiimide ja selliste siis profispordiga, kes siis otse ostavad määrdeid meie käest, saadame pakkesid samast Piritalt. Nii et me oleme suusamäärde maailmas päris tõsine tegija. Koolitusülesehituse siis paari sõnaga juba mainisin. Me alustame kohe pihta, sest eelmisega me läksime ka natukene üle aja. Siis pikka juttu siin reklaami ei tee. Alustame suuskade üldiselt põhimõttest või loogikast. Kuidas tekib, miks peab suuski määrima või kuidas tekib suuskade libisemine? Suusaplastiku ja lume vahele tekib veekiht, mida mööda suusk libiseb. Ehk siis määrdemehe töö lihtsalt öeldes on suure sula ja palju veega tekitada olukord, kus üleliigne vesi võimalikult kiiresti suusa alt minema juhtida, kasutades siis selleks õigeid määrdeid, õigeid mustreid, mida iganes. Ja külmades, kuivades oludes, kus vett napib lumes, on vaja tekitada olukord, kus suusa all, lume ja suusa vahel tekiks vesi, mille peal tekiks liug. Ehk siis selline on see kõige lihtsamalt kokkuvõttes määrimise põhitõde, miks me seda üldse teeme. Muidugi suuska ennast on vaja nii-öelda ravida ja niisutada, aga jah, kiirus tuleb siis sellelt veeliu pealt. Ja sellepärast siis ka suusad, et suusa all oleks õige kogus vett õiges kohas, on oluline suusad valida vastavalt oma kehakaalu järgi. Ehk siis kui teil on soov minna endale suuski soetama, siis ainult sellest ei piisa, et ta on maailmakarikkal sõitnud suusk. Ta võiks ka teie parameetritele klappida. Et ärge laske ennast siis petta mingitest ägedatest sõnadest, et valige suusk painde pikkuse järgi vastavalt oma pikkusele ja kehakaalule. Iga spordipoes kindlasti osatakse teid suunata ja antakse õige asi kätte. Klassikasuusa puhul eriti juba etteruttavalt, ei tea, kui palju me pidamismääretest räägime, siis seal on eriti oluline, et suusk vastaks teie kehakaalule. Et seda olukorda, kus tuuakse sõbra, naise ja õe suusad Tartu maratonile, mis on täiesti teie kaalukategooriast väljas, juhtub iga aasta palju
ja lõpuks süüdi on määrdemees, et tegelikult klassikasuusa puhul ülioluline. Suusk peab vastama teie kehakaalule, pidamisalad peavad olema mõõdetud teie kehakaalu järgi, pluss-miinus paar kilogrammi ei juhtu midagi, aga pluss-miinus paarkümmend kilogrammi muudab väga-väga palju. Ehk siis ainult määrdega ei tee mitte midagi. Halba suuska, teile mitte sobivat suuska kiireks ei määri. Alustame suusa määrimise protsessiga. Me alustame sellisest hetkest, et meil on mingi aeg tagasi suusatamas käinud suusk. Teil on kunagi määritud, temaga on mingid kilomeetrid sõidetud, me tahame minna uuesti suusatama, mis me teeme. Kõige olulisem asi suusa määrimise juures, esimene etapp, on suusa puhastus. See on eriti oluline siis, kui on sellised tingimused lumel nagu väljas praegu on. Kevad, pluss, miinus, autoteed lähedal, linnarajad, kunstlumi, eriti mida on hoitud üle hooaja, ehk siis läbi suve hoitud. Selles lumes on väga palju mustust sees, mis koguneb teie suusaplastiku sisse. Ja et seda mitte uue määrdega siia kinni kärsatada, siis kuuma rauaga tuleb ta kõigepealt puhtaks teha. Ja selle jaoks on olemas spetsiaalsed libisemisala puhastusvahendid. Kellel on kodus määrdekraam olemas, kui teil on täitsa tavaline universaalne pidamismäärde eemaldaja, millega te siis pidamismääret muidu suusa alt kätte saate, ajab see ka asja ära, aga parem on natukene seda spetsiaalset vahendit kasutada, sest see ei kuivata suusaplastikut nii palju. Aga oluline on, et te vähemalt teeksite seda protsessi ja suusa puhtaks saaksite. Ehk siis esimeses tööetapis oleks meil vaja puhastusvahendit ja paberit ja metallharja. Ma räägin ja tutvustan teile tööriistu erinevaid, mis nad on ja mis nendega tehakse ja kuidas neid käes hoida järjest nii, nagu tööprotsessis ette tuleb, et me korraga ei hakka neid kõik ette vuristama, sest see kaob ära see info. Üks paberijupp, metallhari. Metallhari on alati tööprotsessis number 1 hari. Tema ülesanne on puhastada, siis puhastada kas mustusest või määrdejääkidest. Kui tekib suusa harjamise aeg, siis esimesena võtate alati metallharja kätte. Metallharja on pronksi, ehk siis messingut, terast, tegelikult suurt vahet ei ole, määrdemeeste puhul ka, kes seda igapäevatöös teevad, on neid, kes kasutavad pronksikarva, messingut, on neid, kes kasutavad halli terasharja, tööd nad teevad samamoodi, see on pigem tunnetuse ja harjumise asi, kes kellele kuidas. Metallharja puhul on hästi oluline meeles pidada seda, et metallhari liigub suusa peal alati ainult ühes suunas. Te alustate töövõtteid alati suusa ninast ja liigute suusa kanda ja hari ise liigub vaid ühte pidi. Kui te ostate poest endale harja, siis mõnel harjal on juba tehase poolt prinditud peale nool. Kui ei ole, siis tehke seda ise. Ehk siis, kui te alati harja võtate ta õige pidi kätte, näete, mis suunas see hari liigub. Kui te töötate natukene aega harja sisse niipidi ja siis võtate kogemata teistpidi kätte ja tõmbate, te saate kohe aru, et midagi on valesti. See karv on ühtepidi juba nurga all ära töötatud ja vastupidi ta kahjustab teie suusapinda. Ehk siis metallhari alati ühtepidi, tehke nooled peale. Ja siis liigutamisel ka, et kui harjamine on, siis me harjame ka teda tõmbega ainult ühele poole, et siit tagasi me teda ei tõmba. Kui pärast teiste harjadega võib lustida nii nagu soovite, siis metallharja puhul mitte. Suusa puhastamine siis, võtame selle puhastusvahendi, me kas pihustame seda lapile ja siis suusa alla või kanname ta pihustiga suusa alla ja lapiga laiali, vahet ei ole. Võib-olla otse lapi peale lastes on teda riietel ja igal pool mujal vähem, nii et võib-olla nii targem. Ja siis õrnalt hõõrume ta siia sisse, ehk siis juba puhastame suuska.
niimoodi väga palju ei tulnud, see on juba ühe korra läbi teinud selle protsessi ka, siin hetkel mustust väga palju ei ole. Kui te käite kevadel suusatamas, siis silmnähtavalt suusa all nagu väga mustas polegi. Aga see protsess läbi tulles, siis on seal ikka korralik tükk klomp sellist nagu tõrva all, et seda nagu uuesti suusa alla kinni kärsatada on halb. Kui suusk on märg, just olen selle lapiga üle teinud, suusk on veel märg, siis ma harjan seda musta märga suuska metallharjaga. See on siis selle eesmärgiga, et seda pesuvahendit siia struktuuri ja plastikupragudesse sisse saada. Harjatud, võtan oma paberilapi, tõmban nüüd lahtise mustuse, natuke juba tuli rohkem, ära ja panen suusa kuivama. Ta peaks kuivama nüüd 10-15 minutit ja kui ta on 10-15 minutit kuivanud, siis te näete, et suusapõhi on nagu halliks või hästi kuivaks läinud. See ongi asja eesmärk, et ta peabki kuivama nii kaua, kuni ta halliks tõmbub ja siis läheb järgmised tööprotsessid edasi. Praegu me 10-15 minutit ootama ei hakka, vaid me lähme vaikselt järgmistega edasi, aga pigem laske tal mõjuda, nii on tulemus parem. Küsimusi küsime nii, et kui miskit saab räägitud, siis on küsimust aeg, nii et praegu on puhastamisprotsess räägitud. Kas kellelgi tekkis küsimusi? Ei. Selles tööprotsessis fööni ja triikrauda kasutada ei saa. Siis praegu rohkem küsimusi ei ole. Kui suusk on nüüd, ütleme, et ta käis vahepeal restis kuivamas, ta on 10-15 minutit kuivanud, halliks tõmbunud, siis järgmise asjana tuleb see siia peale jäänud vahend suusa alt kätte saada. Selleks on 2 erinevat teooriat, mõni teooria, mõni õpetaja ütleb, et uuesti metallharja kasutada, teised kasutavad siia peale nailonharja. Mõlemad töötavad, kumbki pole ilmselt vale, mina olen harjunud kasutama metallharjaga nüüd siis peale seda puhastusvahendi kuivamist. Jälle kergelt üle, nüüd ta tuleb siit juba maha, nii et suusk läheb kohe märgatavalt läikima. Võib kergelt ka nailonharjaga, mis on siis, nailonhari on siis tööprotsessi viimane, ehk siis me hakkame nüüd harjamist lõpetama, seda me kasutame alati viimasena. Tema tööpõhimõte on ainult poleerida, tema ei puhasta, et ta on niisugune viimistlushari, et suusaplastik lihtsalt läikima jääda. Nii. Ja sellega on suusk puhas. Et vahepeal, kui te teete oma suusapaari või teil on mitu paari suuski teha, siis saabki selle kuivamisaja nagu teete kõik suusad kliineriga kokku, panete neid järjest resti, nii kaua kui te kõik olete ära puhastanud, nii kaua juba esimene on ära kuivanud ja saate nagu uuesti tööprotsessi alustada, et siis ei pea ootama siin, kuni ta kuivab. Nii, siis kui suusk on puhas, kes hakkab ise tegema või juba teeb, aga kes hakkab määrima tulevikus suuski ise või juba määrib, aga ei kasuta puhastusvahendit, siis väga soovitan, sest vastasel juhul te kärsatate seda mustust kogu aeg siia suusapõhja sisse ja see suusk ei kesta nii kaua, ta ei libise nii hästi. Et seda tasub teha alati enne suuskade määrimist. Järgmine tööprotsess on siis juba suusa määrimine, ehk siis parafiini suusale kandmine. Selle jaoks on meil vaja siis valida välja üks vastava ilma määre, näiteks kõige universaalsem lilla määre. Siin laua peal on üks rida pandud määrdeid, kus siis on kollasest kuni roheliseni määrded, pärast vaadake neid temperatuure. See loogika, värvide loogika kehtib iga määrde brändi puhul. Kui on kollane määre, siis see tähendab, et sellega sõidetakse siis, kui on väljas kevad, vesi väljas, märglubi. Kui on roheline määre, ehk siis selle spektrumi teine ots, roheline tähendab kuiva, külma. Punane seal ääre peal on niisugune nulli ümberilm, lilla väike miinuskraad, sinine ideaalne suusailm, -5, -10 seal vahel, roheline siis täitsa külm. Ja see loogika kehtib
nii parafiinide puhul, nii vedelate määrete puhul, nii pidamismäärete puhul, kõige puhul suusatamises, suusa määrimise juures. Et see tuleb endale selgeks teha ja kui see värvilugu on selge, et kuna mis ilmaga, mis värvi määret kasutada, siis te võite võtta ükskõik mis kapist, ükskõik mis brändi määrde ja te juba värvi järgi peale vaadata saate aru, et lilla, väikse miinuse määre. Et täna valime siis väikse miinuse määrde. Tööprotsess nüüd edaspidi vahet ei ole, kas me hakkame kandma ühte kihti määret suusale, et minna täna lihtsalt trenni sõitma, või me valmistame ette võistlussuuska, näiteks homme on meil maraton ja tahame minna maratoni sõitma, siis parafiini esimene kiht töö mõttes pole mingit vahet, täpselt samamoodi läheb alla. Vahet ei ole, mis me siia pärast veel peale ehitame sellele krundile, siis hetkel trennisuusk, võistlussuusk, vahet pole, samamoodi läheb käiku. Paneme raua sooja. See oleks võinud muidugi juba sooja olla. Ja, küsige. Ma pigem ütleks, et on, jah. No, muidugi ajaga võib tootmises muutuda nii mõndagi, et Swixi lilla 15 aastat tagasi ja Swixi lilla täna tõenäoliselt mingid komponendid seal tootmisel on muutunud. Aga kui ta lihtsalt nagu on parafiin seisnud kapis, kui ta ei saa niiskust päiksevalgust ühesõnaga stabiilselt toas seisab, siis ma arvan, et temaga ei juhtu midagi. Neid šokolaaditahvlite suguseid, neid vene määrdeid siiamaani tuleb igalt poolt välja, et ma arvan, nendega võib ka veel toimetada, kui leiate. Nii kaua, kuni raud soojaks läheb, raudadest rääkides, siis eelmises plokis käis ka läbi küsimus, et kas naise triikraua võib ka kurjaks ajada. Pigem ajate naise kurjaks sellega ja suusk ei saa nii hästi tehtud. Põhjus on selline, et majapidamist triikraudadel on need plaadid hästi õhukesed ja kui suusapind on, no ta on jahe, kui siia panna kuum raud vastu, siis rauatemperatuur kukub kohe väga kõvasti ja ta ei hoia vägisi sellest temperatuurist see raud kinni ja see tekitab selle, et teil on jahtunud triikraud käes, millega te peate seda määret väga kaua triikima, et ta saaks ühtlaselt jaotatud, mis omakorda on halb, sest mida rohkem kuuma te selle suusale annate, seda kehvem. Et selle rauaga ülekäimine võiks olla nii kiire kui võimalik, mida vähem kuuma rauda suusaplastikule, seda parem. Ja tegelikult see loogika kehtib ka, nagu ka suusamäärde enda raudade puhul, et kui võtta see kõige odavam, no turult leiab 30 eurose raua, siis tal on suht samad omadused, mis kodu majapidamist triikimise raual, et päris kõige odavamat ei soovita. Alates seal kuskil 100 euro ümber juba, kus on natukene sellel plaadil paksust, temperatuur timmitav, sellega saab juba toimetada. Ei pea olema kõige paksema, kõige kallima põhjaga rauad, absoluutselt mitte, aga natukene midagi krõvedamat vaadata kui kõige odavam asi. Siis, kui meil on valitud välja parafiin, siis ja raud on saavutanud temperatuuri erinevatel parafiinidel, kuna kollane kõige soojama ilma parafiin on kõige pehmem oma omaduselt ja külma ilma parafiin, tugev, kõva, siis ka raua temperatuurid on sellest erinevad. Algavad seal umbes 110-120 kraadist ja külmemaid parafiine 150-160 ja mõnda isegi 170 tuleb panna. Ja see info on alati paki peal kirjas. On triikraua märk ja 140 kraadi kõrvale kirjutatud. Minu raud on 140 peale pandud. Kui sellest lihtsalt mingil põhjusel ei taha kinni pidada, tahaks omamoodi teha, siis pigem pange rohkem temperatuuri, sest vähema temperatuuriga ta ei sula, parafiin ei sula suusa peal nii kiiresti, jälle te peate kauem seda suuska triikima, mis on halb. Et kui, siis pigem natuke rohkem, et 140 on peale kirjutatud, võite 150 ka raua viia, saab kiiremini töö tehtud. Kui töövõtted on selged, siis nagu ei juhtu midagi, kui kuumemat raudaga kasutada. Võtate triikraua kätte, parem ülemine nurk, selle keerate vastu suuska. Panete õrnalt selle parema ülemise nurga
toetamagi vastu suuska. See tagab selle, et kui nüüd siit voolama hakkab seda määrdet, siis ta jaotab selle määrde täpselt sinna, kus te selle mööda suuska siis sõidate. Hästi tavaline nähtus meil oma poes ka koolituste ajal on see kõrgelt, tahaksid vaadata, juhtub selline asi, riided on koos, laud on koos ja suusa peale ei saanud midagi. Et panin siin, demonstreerisin kõrgeid temperatuure ja panin raua kärssama, et kellel ei ole digitaalset temperatuurinäidikut raua peal, siis hea indikaator on see, et kui raud tossab, kärssab, siis on midagi pahasti. Nii, paneme klotsi raua siis parema ülemise nurga vastu suuska, määrde klotsi vastu rauda, nii ta hakkab kohe sulama ja sõidame. Niimoodi me jagame ühe triibu siia ja teise ja ongi täitsa piisav kiht parafiini suusale kantud. Et selle kõrgelt tegest täpitades, esiteks te jagate väga ebaühtlaselt selle parafiini siia alla, võivad jääda täitsa tühjad laigud, mille tagajärjel siis te pärast kuuma rauaga seda määret laiali ajades saate kontakti otse suusa põhjaga, millega võib suusa nagu ära rikkuda, kärsatada läbi. Teine moodus, kuidas säästlikumalt, kui tahaks ühe klotsiga kogu elu ära toimetada, siis saab niimoodi, et pehmemaid parafiine panetada korraks vastu kuuma rauda ja hõõrute suusa alla. Et kiht tuleb natukene õhem, suurem tõenäosus on suuska võib-olla natukene kärsatada pärast triikides, aga materjali hoiate päris kõvasti kokku. Seda töövõtet muidugi saab kasutada nende pehmemate parafiinidega, ehk siis kollane, punane, lilla, siniste rohelist, kuna nad on nii kõvad, siis neid niimoodi väga naljalt alla ei kraabi. Hästi paljudel triikraudadel on põhja all selline ühest tipust siis nurga alla viidud see plaat. See on selle põhimõttega, et see osa võiks siis triikides ees sõita, et ta kogub siis määrde ühtlaselt siia raua alla. Teisel pool tihti peale on väga teravad täisnurgas nurgad. Kui niipidi hakata sõitma, siis siit eest viskab määret maha ja raua alla teile ei jõuagi suurt midagi. Ehk siis kui teil on raual olemas, kõigil ei ole, aga enamustel on selline nurk, siis see tähendab, et sellega võiks eespool sõita. Liigutused, kuum raud ja plastik väga pikalt kokku ei sobi, seega siin võiks toimetada ära ühelt poolt sinna poole liikudes 5 maksimaalselt 10 sekundiga, vajadusel siis tagasi ka liikuda. Mida kindlasti ei tohiks teha, on olukord, kus te sõidate määrderauaga, kuskilt parafiin ei sulanud ja siis te jääte siia vannute ja triigite ühe koha peal siin, et sellega kärsatate suusa selle koha pealt plastiku läbi, see jääb nii-öelda surnud kohaks suusal, ta ei võta järgmine kord määret sisse ja ta ei libis, et seal võib-olla aitab ainult kivi lihvi viia suusad, aga seda ei ole vaja tekitada, ehk siis kui teil on kuum raud käes ja see liigub suusal, siis olgu ta vähemalt kogu aeg liikumises ja küll läheb natuke kiiremini, natuke kauem aega, aga liigutage, ärge jätke rauda ühe koha peale seisma. Nii, ideaalis võiks umbes nii toimetada. Kes luges sekundid? See on hästi palju, küsitakse poes ka, et mitu sekundit võiks käia. 5-, ühe koha peale siin väikene laik jäi, ma ei tea, kas kaamera pilt seda suudab võtta, et siin on ümberringi ilusti parafiin, aga keskel üks täpp, kuhu parafiin ei küündinud. Selleks siis tuleb ta uuesti üle sõita, et ta ikka igale poole jõuaks. Edasi-tagasi, korras. Kogu suusk ilusti ühtlaselt parafiiniga kaetud. See konkreetne määrderraud on väga korralik kallis tööriist, sellega ongi nii lust parafiini alla panna. Kui te võtate kodus selle naise oma korraks laenate, siis sellega te peate päris palju rohkem tööd tegema ja hõõruma, et see vahe ongi siis sellel
korralikul tööriistal ja mitte selleks mõeldud tööriistal. Et kindlasti niimoodi on nagu tulemus parem ja lõpuks siis peakski olema olukord, kus kogu suuskond oli ühtlase kihiga kaetud, parafiiniga kaetud. Ja nüüd läheb see suusk jahtuma. Kellel on võimalus, viib õue, jahtub kiiremini. Kellel ei ole võimalust, siis toas 10 minutit ikka tahab. Et kui te katsute oma naha vastu, siis ta peab olema külm. Siis võib järgmiste tööprotsessidega edasi minna ja täpselt nii kaua jõuabki teisele suusale parafiini alla panna, et siis pärast see jälle ette võtta. Küsige. Julgelt küsige. Eelmises plokis küsiti palju. Jah, sellepärast, et siis tekibki see olukord, et sa paned selle raua siia peale ja hakkad kohe siin punktis töötama, et parem on teha see selline liigutus, siis see raud on kogu aeg liikumises. Et kui ma oleks teda hakanud päästma, siia ta plaks peale pand, siis ma oleksin kohe triikima hakanud, siis ma oleks veetnud siin 2 sekundit siin koha peal, aga ma tegin selle 2-3 sekundiga kogu selle tiiru ära, et see on nagu turvalisem variant, siis ei ole ühes kohas seda kuumust nii palju. Palun. Määrima. See on, sellele õiget vastust ei ole. Poes hästi tihti küsitakse ja ma reeglina olen endale jätnud meelde sellise asja, et tehke näiteks iga 100 kilomeetri tagant. See on väga hästi toimetatud, sest enamus ei tee üldse või teevad korra aastas. Muidugi enamus, paljud ei suusata ka 100 kilomeetrit aastas. Aga niimoodi trenni arvude korra pealt, et tee peale iga 3. trenni ei saa öelda, sest mõne trenn kestab 5 kilomeetrit ja teisel 25, aga kui teha 100 kilomeetri tagant näiteks, siis olete juba hästi toimetanud. Kõige parem indikaator on selleks see, et kui te saate suusad määrimisest kätte või määrite seda ise, siis ta läigib, suusapõhi on must, ilus läikiv. Nii kui hakkavad tekkima suusa plastikusse hallid laigud, tavaliselt nad tekivad esimesena siia suusa kanda tahaosasse, siis tegelikult see tähendab juba seda, et suusaplastik on saanud natuke kahjustada ja viimane aeg on viia määrimisse. Tegelikult võiks juba seda suusa halliks kiskumist ära hoida ja enne teda määrida. Aga visuaalselt, kui hakkab halliks kiskuma või tunnete suusa peal, et ei libise enam, siis võiks minna. Ja palun. Suvehooajal ta ei lähe halliks siis, kui pannakse suusad nii-öelda suvepuhkusele, konserveeritakse täpselt sellises hetkes peakski panema suusad suvepuhkusele. Panete siia parafiini alla, rohkem ühtegi tööriista ei kasuta, maha kraapima seda ei hakka, lähebki niimoodi siis garaaži, kuuri, kus te iganes oma suuska hoiate. See tekitab selle, et tal on kaitsekiht peal, siia ei lähe tolmu, ta ei saa kõikuvat temperatuuri nii otse plastikule, ehk siis see nii-öelda suvepuhkusele suuskade panemine. Õnneks päris paljud seda teevad, aga kes ei tee, siis kindlasti soovitan. Et enne kui te, ühesõnaga, kui te tahaksite, kui me praegu hakkab suvi, tahaksin nüüd panna, minu eesmärk oli panna suveks suusad ära, siis täpselt nii palju peakski tegema, nagu me praegu siiani teinud oleme. Puhastus eelmisest sõidust, parafiin peale ja puhkama. Et kui te nüüd selle ära siit kraabite, siis see suusk hakkab jälle kuivama, et see suvi otsa nagu nii-öelda paljalt tal seista ei ole hea. Nii, enne kui läheme järgmise protsessi juurde, kas on küsimusi? Sellega on nii, et varasemalt oli kindel põhimõte, et suve parafiin peab olema kollast värvi, ehk siis kõige pehmem parafiin, millega väga tihti tegelikult suusatama minnakse, et pigem sõidetakse nende lillade ja siniste parafiinidega. Ehk see tekitas olukorra, kus sügisel tuli see kollane parafiin maha kraapida ja siis vastava ilma parafiin peale panna, ehk siis pidi põhimõtteliselt topelt tööd tegema. Täna enamus paneb juba suveks ka konserveerimiseks mingit sellist parafiini, mida te kõige tihedamini trennis kasutate. Ehk siis sügisel, kui
suusarada on valmis või talvel, siis piisab see maha kraapida ja võite kohe rajale minna. Ehk siis targem oleks panna mingit sellist universaalset määret, millega te ka suusatate. Väga hea mõte ei ole panna kõige külmema ilma määrdeid, sest nad on hästi kõvad, nad pudenevad, nad kukuvad ise siit suusa alt ära, et siuke mingi pehmema poolsem, lilla, punane parafiin sobib ideaalselt, sest sellega saab hiljem suusatada ka. Nii, kui suusk on nüüd jahtunud, peaaegu isegi on siin ka, ta võiks olla täitsa külm, kõige parem, siis on kõige parem teda ka maha kraapida. Siis me alustame parafiini suusalt maha kraapimist. Tihe küsimus, mis sa ta panid siia, kui sa ta maha kraabid? Kõik, mis on vaja, võttis suusa plastik endale sisse. Kõik, mis on silmaga nähtav, absoluutselt kõik, mis siin määrde puhul on silmaga nähtav, see peab olema siit kadunud, enne kui te suusatama lähete. Ehk siis, kes ei ole asjaga kokku puutunud, aga hakkas kodus toimetama, siis on ka neid, kes arvavad, et nüüd on suusad määritud ja lähevad ka niimoodi sõitma. See on natuke vara veel, tuleb veel tööd teha. Ära kraapimiseks alustatakse alasti esimesena soone puhastamisest. Miks? Sest soonest tihtipeale soonepulk libiseb välja ja tekitab selliseid kriime suusa peale. Kui me esimese asjana selles põhipinna puhtaks teeksime, siis me kahjustaksime selle soonepulgaga oma suusa põhja. Hetkel on meil kaitsekiht siin peal, nii et võime julgelt seda soont puhastada ja kui ta lipsab siit välja, mitte midagi ei juhtu. Soonepulkasid nad on kõik, ükskõik mis firma oma, nad on üldiselt samasugused, erinevat värvi lihtsalt. Mõnel on selline peenem ots, teises otsas natukene suurem diameetriga ots. Seda, kellel on suusad, rosinolid, skiidraabid, millel on 2 peenikest soont tal, siis valige endale poest selline soonepulk, millel on ka see peenem osa olemas, et siis saab ilusti määrde kätte. Kellel on Fischer, Salomonil on ka vist täna üks lai soon, siis saab selle laiema otsaga toimetatud. Nii et otsid selle soonepulgal teda kogu aeg vaikselt liigutades sellise õige nurga üles, kus ta haakub ja kraabid soone puhtaks. Suurt jõudu ei ole vaja siia peale panna, et kogu keha raskusega mitte ühtegi tööd, mis siin suusa määrimise juures on, ei pea tegema suure kõva jõuga, et kui on tööriist ilusti käes, siis täitsa piisab. Ja selle etapi lõpuks võiks olla olukord selline, kus suusa soone sees enam parafiini ei ole. Soon on puhas. Soonekaabitsa võib ära panna. Järgmisena me võtame siis kaabitsa, sikli, kuidas iganes, kes kutsub, pleksiklaas peamiselt. Neid on erinevas paksuses, 3, 4, 5 ja ka mõned 6 millised. See on siis selle pleksiklaasi paksus. Mis nende erinevus on? 3 millimeetrisega on hea teha neid suuski, mis ei ole väga heas seisukorras, ehk siis nad on ära vajunud, nad on kõverad, siis 3 millist kaabitsat te jõuate oma näppudega lükata paindesse ja kui siin kuskil suusa peal on mingi selline ära vajunud auk, siis teda saab paremini sellest parafiinist puhastada. Kui teil on korralikud siledad suusad, kuhu parafiin jääb niimoodi, tehes ilusti alla, et ei pea väga kuskil triikima, ehk siis suusk on sile, siis ma soovitan võtta 4 või 5 millise kaabitsa, just selle mõttega, et te ei lükkaks seda kaabitsat paindesse, sest vastasel juhul, kui teil on ilus suusk, sile suusk ja te valede töövõtete pärast lükkate kaabitsa paindesse ja teda niimoodi kraabite, siis te tekitate siia suusa plastikulisse sellise vaalu ja rikute oma suuska. Ehk siis selline 4 millimeetrine kaabits, kõige enam kasutatud, kõige parem variant. Kui me võtame kaabitsa kätte, siis enne kui me hakkame põhja puhtaks kraapima, tuleb teha puhtaks parafiinist suusakandid. Kantide tegemisel me kasutame seda lühemat poolt
kaabitsast. Miks? Sellepärast, et kant on terav ja kanti kraapides jäävad siia sälgud sisse sellele kaabitsale. Ja kui me nüüd seda põhiosa sellest kaabitsast ära sälgutame, siis pärast me jälle rikume oma suuska, sest siin on mingid tükid sees. Ehk siis seda äärt võib retsida, selle äärega paned teda selle nurga alla vastu suuska ja kõik, mis siit parafiini sulamise käigus on külje peale läinud, selle saate kätte. Eelmises plokis käis küsimus läbi ka, kes on juba natukene kokku puutunud, et soonepulkadel on ka tihtipeale mingid sellised nurgad sisse tehtud, mida saab kasutada kandi puhastamisel. Jah, saab, aga mina isiklikult arvan, et see ei ole väga mugav, aga teeb ka oma töö ära. Kuskilt, kus te leiate mingi nurga, siis saab kraapida. Mõnel pleksikaabitsal on ka siin sisse lõigatud selline sälk, mida saab kasutada, et peaasi, et ei kasutaks põhi seda külge suusa puhastamisel. Ja nüüd on soon ja kandid puhtad, nüüd tuleb see ülejäänud parafiin siit kätte saada. Kaabitsat, nagu ma enne ütlesin, siis harjamisel ja hõõrumisel, üldse suusa hõõrumisel, kõiki tööprotsessi alustatakse suusa ninast ja liigutakse kanda. Kaabitsa võtad kätte niimoodi nende sõrmedega siit pealt ja pöidlad siis all siin suusa peal umbes kontrollivad seda kaabitsat, ehk siis te saate ühe või teise pöidlaga natukene survet siia sinnapoole jaotada vastavalt, kus seda määret suusa peal rohkem on. Ja kaabitsas nii pidi kätte, et see ülemine äär vaatab ettepoole, et tihti näen sellist varianti, lihtsalt kaabits nii kätte ja niimoodi kraapima. See on paha variant, et sellega te ei kontrolli, kuidas see kaabits käes on, ta laperdab käest ja jälle rikute suusa põhja. Niimoodi hoides on ta kõige stabiilsem. Ja siis liikudes kas ühe pika tõmbega või niimoodi 3-4 korraga suusk ära jaotades ongi puhas. Nii palju puhas, mida saab kaabitsaga teha, et kui nüüd siia kuhugi sisse veel midagi jäi, siis selle me harjame välja, aga kui selles maha kraabitud parafiini hunnikusse hakkab musta sisse tekkima palju, siis ta tähendab seda, et te kraabite juba suusa põhja, et siis on aeg ära lõpetada. Et paar korda niimoodi kergelt üle ja sellest piisab, aga selle paari korraga te saate suusa puhtaks vaid siis, kui teil on see pleksi terav. Kui te töötate sellega juba 10 paari ära, siis ta läheb nüridaks. Seda tuleb puhastada, lõpetate ära suusa puhastamise, võtate oma pesuvahendi ja lihtsalt lapi ja pesuvahendiga teete kõigepealt määrdejääkidest puhtaks, mis on siia kinni kleepunud. Siis on ka spetsiaalseid tööriistu selle jaoks olemas, aga piisab väga hästi tavaline liivapaber. Määrimises kasutatakse 100 ja 120 liivapabereid klassika puhul, et kui on kellegil selline võttagi sealt määrdelaua juures, siis sellega saab tööriista teravaks. Panete mõne klotsi korgi vastu, et oleks ilusti täis nurga all ja tõmbate liivapaberi peal mõlemad küljed teravaks. Tehke seda tihti, sest kui see kaabits on nüri, siis te peate palju rohkem vaeva nägema, et suuska puhtaks saada ja lõpuks, mida rohkem te seda hõõrute ja kratsite seda suuska, seda rohkem teil variant seda suuskaga nagu kahjustada. Ehk siis see tööriist alati terav. Nüüd, kas on küsimusi? Ei ole? Nüüd on aeg jälle suuska harjata. Ja nagu ennegi, siis alati, kui me jõuame harjamiseni, siis tööprotsessis esimene hari on metallhari.
Metallharjaga me saame siit hetkel kätte siis veel siia suusa põhjale jäänud suuremad määrdeosakesed, mida ei ole vaja siia jätta. Jälle jälgime, et meil oleks nooled õiges suunas liikumises ja piisab täitsa 2-3 korda kogu suusapõhi üle tõmmata. Tekib siia, eks siit midagi tuleb kindlasti harja seest, aga osa kindlasti ka suusapõhja seest, mis on siis üleliigne määre. Täpselt sama asja saab teha trelli otsas rotoharjadega, mis oma tööpõhimõtetest ei erine mitte kuidagi käsiharjadest. Ehk siis nad teevad metallrotohari, teeb täpselt sama töö, mis metallkäsihari. Lihtsalt sellega on, massi tehes, palju suuski määrides töö kiirem. Kui ma teeks kodus oma suuska 1 paari, 2 paari, siis rotoharjasid teil ei ole vaja. Ei saa suusad libedamad tänu sellele, et teil on rotohari. Kuigi see on äge, sellega on lahe toimetada, aga otseselt teda nagu vaja ei ole. Aga rotoharjaga näeks see protsess välja selline. Ja täpselt sama töö sai tehtud, mis ma tegin käsitsi. Siis kui on, võime siit natukene vahepeal tolmu maha, läheb suusk läikima. Siis kui on metallharjaga suurem jama kokku korjatud, mida veel sai, siis on poleerimise aeg. Poleerimiseks kasutatakse ainult nailonharju. On olemas ka naturaalsest harjastest suusaharjad. Need on siis reeglina hobusehari või mets ja jõhv. Seda kasutatakse, ta on nagu 2 harja vahel, ehk siis tal on justkui puhastamise efekti, veits poleerib ka, aga selline keskmine variant, et kui te endale sellist basic komplekti kokku panete, siis põhimõtteliselt seda teil ei ole vaja. Aga kes tahab olla väga põhjalik, siis miks mitte. Et nagu mida halba see ei tee, kui temaga ka suusk üle käia. Mets ja jõhv oli hästi oluline Harri floori ajal, kui veel flooripulbritega sõideti, sest seda kasutati flooripulbri suusalt maha lükkamiseks, et kui oli flooripulber juba alla kärsatatud, siis seal enam metallharja ei kasutatud, siis alustati mets ja jõhviga, mis puhastas suusa. Aga täna, kuna flooripulbrid enam mängus ei ole nii palju ja seda on seal rohkem vaja, siis mets ja hari on natuke võib-olla nagu pildilt ära kadunud. Aga võib ka sellega. Kuna naturaalne hari ja nailonhari suusale liiga ei tee, siis siin ei ole vahet, kuidas pidi te selle kätte võtate. Nii nagu kätte trehvab, nii ongi hästi. Ja sellega võib ka edasi-tagasi liikuda. Mingit puru siin ikka suusa peale tekib, ehk siis saime jälle miskit rohkem kätte. Ja viimane, lihtsalt suusa poleerimine, läikima löömine. Nailonharja võib ka, et siin ei ole kindlat kordade arvu, et nüüd 3 korda üle suusa või 4 korda, et nii palju, kui tundub silmaga vaadates, et nüüd mu suusk läigib ja võiks minna sõitma. Sellega on põhiline tööprotsess ja põhilised tööriistad, mida teil on vaja, et hooldada oma trenni suuski, kõik läbi käidud. Nende samade töövõtetega saate te ka ise teha endale täiesti tipptasemel võistlussuusa. Sest nüüd järgmise kihina, kui ma läheks homme maratoni sõitma, ma tahaks panna siia mõne pulbri peale, siis töövõtted, tööriistad ei erine suuresti midagi. Ehk siis kui järgmine kiht, ühesõnaga trennisuusk on valmis või siis võistlussuusa kruntmääre on tehtud, võib minna juba trenni, suusk on valmis. Kui ma tahan maratonile minna, tahan ikka kangemat libisemist sättida, siis on võistlusmäärded reeglina pulbri kujul. Varem olid nad tugeva floorisisaldusega, täna on nad mingite teiste ainetega.
kallid määrded, aga saab suusad libedamaks küll. Ja lihtsalt näitangi seda, et see ei ole nagu kosmos, et kui teil on see ABC selge, siis tegelikult te teete ka võistlussuusa täitsa ära, kui teil on olemas määrded. Kallis kraam, seda mul on ainult poole suusa jaoks. Raud on jälle väljas. Nii kaua, kui raud soojaks läheb, küsige. Palun. Ma isegi ütleks, et ma ei tea, kas see on ajas muutunud. Võib-olla rohkem vaadati varem temperatuuri, siis täna pigem lumetüüpi. Ehk siis näiteks on konkreetselt värske lume määrded. Pole vahet, kas on 0 kraadi värske lumi, -1 kraadi või -10 kraadi. Ta on ikkagi värske lumemääre, reeglina sisaldab mingit grafiiti, ta on musta värvi, ehk siis ta on lumetüübile mõeldud määre või on vana lumemääre. Et hästi palju on tegelikult seda ka, kus purgi peal võtate purgi kätte +20, -20. Et nagu justkui kõlbab kõigele, aga tegelikult on mõeldud näiteks vanale lumele või uuele lumele. Aga pigem on vaja pakendeid ka vaadata, et paljudel pakenditel on peal nii õhutemperatuur, näiteks Toko minu arust ongi selline bränd, kus on peal nii lumetemperatuur kui õhutemperatuur. Et mõnel brändil ainult üks vahemik, et mida nad siis seal kujutavad. Kui on ainult üks, siis ma eeldan pigem, et see võiks olla äkki lumetemperatuur. Nii, kui raud on soe, siis võistlussuusa ettevalmistamisel, nii nagu seda tehakse tipptasemel suusamäärimisel või siinsamas väikses Estolopeti sarjas, siis kui grunt on pandud, siis järgmisena läheb alla võistlusmääre, mis siis reeglina on pulbri kujul. Ja ongi määre all. Tema läheb jälle nüüd jahtuma ja alustame jälle mahakraapimise protsessi. Sooned puhtaks, kandid puhtaks, põhi puhtaks, harjamine ja valmis. Et nii nagu ma ütlesin, siis tegelikult suusa määrimine tööprotsesside poolest ja kõige vajalikumate tööriistade poolest on imelihtne. See, mis teeb määrdemeest kõva määrdemehes, on see, et kui sa nüüd sinna kohal lähed, sahtli lahti tõmbad, et mida ma nüüd siit võtan, see on oluline küsimus. Parafiini kraapida ja rauaga alla panna oskavad väga paljud. Et hea määrdemehe teeb pigem temast kogemused ja teadmised. Nii, näitan veel libisemismäärde poolest nii palju, et kui on olemas nüüd parafiinid ja pulbrid on meil üle vaadatud, siis on olemas sellised kiired keelid ka. See on ka, kuulub pigem nagu võistlussuusa ettevalmistamisele, aga need keelid on, ütleme, kui te sõidate maratone, siis keele reeglina väga maratonisõitjad või maratonisuuskade ettevalmistamisel ei kasutata, sest nendel ei ole nii palju kestvust. Kuna neid ei kasutata, neid ei kanta alla rauaga, neid ei kuumutata suusapõhjale kinni, siis nad ei kesta ka nii kaua seal all ja pigem maratoni distantsil võib see hakata nagu teile vastu mängima, sest et efekt kaob ükskord ära, selleks ajaks, kui määrde efekt hakkab ära kaduma, te olete ise ka väsinud ja siis tekib mitu halba asja kokku ja laguneb nagu kogu üritus teil käest ära. Et pigem lõpetatakse maratoni määrimine siin pulbriga ära. Aga sellised kiired spreimäärded on ideaalsed, näiteks kui lähete sõidate oma kuskil kodukandis kolmapäevakuid 5 kilomeetrit sutsakas, teil on grunt siis parafiiniga tehtud, lasete õrnakihi määret alla, võtate paberi, hõõrutada,
ühtlaseks kihiks suusa alla ja täna müügis olevate enamustoodetega siin töö lõpebki. Ongi valmis. Et ei ole vaja midagi harjata, ta jätab nii imeõhukese kihi siia alla, et siia nüüd harjaga peale lennates te pigem lööte selle määrde siit minema, kui midagi poleerite, et ongi kõik. Siis libisemismäärete poolest veel, mida täna julgeme väga juba soovitada, on kiirmäärded. Ta on siis vedelal kujul parafiin. Suures pildis sama asi, mida me rauaga alla kandsime, aga ta on vedelal kujul. Kiirmääretega toimetades ei saa 100% ära kaotada traditsioonilist suusamäärimist, ehk siis aeg-ajalt tuleb teil minna siis kas spordipoodi seda tegema või ise teha, nagu ma ütlesin, näiteks 100 kilomeetri tagant, viige oma suusad hooldusesse, te lasete põhjad korda teha, suusad ära niisutada ja siis vahepeal, 2 hoolduse vahel, ise kodus toimetada kiirmääretega, ideaalne variant. Kiirmäärdeid, ma arvan, et kui ise võtta, on ka olemas selliseid, mis katavad ära jälle kõik võimalikud temperatuurid, mis on suusatamise puhul väga universaalne, see kipub mitte töötama ka, et võib-olla kui 2 tükki võtta, üks sinine külmemateks temperatuurideks ja võib-olla punane sinna soojematele temperatuuridele piisav, et teeb paremaks ikka. Nad kestavad 1 trenni jagu. Enamus neist on täna svammiga pudelid, sest seda on palju mugavam alla kanda, te ei pritsi kogu elamist ja ennast ja lauda täis. Et sama asja on ka aerosolpudelis, et kui praegu kujutate ette siia aerosoliga lasta, siis ta küündib päris kaugele mujale ka, et praegu mul sai kõik määre ainult sinna, kuhu mul teda vaja on. Ja see määre nüüd jääb 10-15 minutiks kindlasti kuivama. Ta peab olema lõpuks välja nägema umbes selline, valgeks ära kuivama, enne ei tohi teda harjata. Kuivab ära. Tänaseks on välja töötatud kiirmääretega nii palju, et kui te teate, et lähete homme suusatama ja te kasutate kiirmäärdeid, pange täna ta sinna alla ära ja homme harjate. Ehk siis ta üle öö, mida kauem ta siin all saab püsida, seda paremini see suusk teil homme töötab ja kestab kauem see määre siin all. Et kui ta nüüd praegu alla panna, kohe suusk alla panna, siis ta on esimese tõukega siit kadunud ja sellel ei ole mingit mõtet. Et 10-15 minutit miinimum, parem kui üle öö. Kui ta on jõudnud nüüd ära kuivada, kas siis ükskõik kui kaua te parasjagu teda lasite kuivada, siis on teil vaja ainult nailonharja, mitte mingit muud tööriista. Ja te lihtsalt, ma vaatan, kas ma eelmises plokis panin kuhugi teda alla, harjasin ära ka. Et praegu ma ei saa seda harjata, aga ühesõnaga, kui ta kuivab valgeks ära, siis ainult nailonhari, ehk siis viimistlushari, sellega kraabite kõik mahasid, mida te silmaga näete, ehk siis tulemus on läikiv puhas suusk. Ja ta kestab umbes, sõltuvalt kui agressiivne on lumi, kui kare on lumi, aga ütleme 10-20 kiltsa saab ära sõita küll, 1 trenn. Et väga soovitan. Kui ei jõua iga trenni pärast, iga trenni eel sõita suuski servisesse viimas, siis toimetage kodus ise. Nad ei haise, varem olid need hästi palju sellise mingi lahusti baasil, et kui toas panid, siis pidi kõik aknad lahti tegema, aga täna nagu sellist vänget haisu ka ei ole, et täiesti tipp-topp asjad. Juba pooleldi ära kuivanud, et keskelt veel läigib, aga ääred hakkavad kuivama, et umbes 10-15 minutit tahab, siis on kõik kuivanud. Ja ainult nailonhari. Ehk siis koju ei ole vaja, kui te tahate sellist kiirmäärde hooldust teha, siis teil on vaja ainult puhastusvahend võiks olemas olla, et enne kui uuesti määret hakkate peale kandma, lapi peale kliinerid, selle võib ka põhimõtteliselt põlve otsas ära teha, ei ole vaja neid pukke ja laudasid. Lapiga kliiner puhtaks, lasete ära kuivada, panete kiirmäärde peale, lasete ära kuivada ja nailonharjaga puhtaks ja sõitma. Küsige. Eriti sellel hooajal on tulnud
järjest rohkem neid kõlakaid, et samamoodi hoida, nagu ma rääkisin praegu kiirmäärde puhul, et laske kauem suusa all hoida, sest ka floori ajastul määrdemehed oli mehi, kes panid eelmine päev pulbri alla või veel varem ja olid ise vähemalt väga veendunud, et see teeb suusa kiiremaks. Näiteks sain just Itaaliast eile meili, kus mees kirjutas, et mis sa arvad, kui hea mul suusk on, kui ma nädal varem panen pulbri alla ära. Et neid arvamusi on nii erinevaid, aga väga tihti ju ka maailmakarikasarjas tehakse suusk täiesti viimasel minutil, ei oodata isegi seda õiget jahtumist ära. Pulber alla, pulber maha ja starti, ja ka saadakse väga kiireid tulemusi. Et ma arvan, et su küsimusele 100% õiget vastust ei ole. Ma olen kindlasti nõus, et mõned määrdemehed räägivad kindlalt, et peab hoidma üle öö, teine ütleb, et ei pea ja nii see ongi, et siin ei ole õigeid vastuseid päris, ma arvan nii. Ma arvan küll, jah. Ja kuidas kellelgi on trehvanud, sest määretega ka on üks mingi konkreetne määre, ühel mehel on sellega ühel päeval väga hästi läinud, teine mees on seda 3 korda proovinud, ei ole libisend. Ja siis räägitaksegi, üks ütleb, et see on super asi, teine ütleb, et ei kõlba kuhugi ja ma arvan nii, seda on nagu suusa määrimises väga-väga palju. Et kindlasti täna ka, mida mina näitan, mõni teine määrdemees või kes on kogenum, ütleb, et ei kõlba kuhugi, aga see ongi selle asja juures, et igaühel on oma natukene, kelle järgi on õpitud ja kes kuidas on harjunud töötama. Et kõik ei pea ainult õpiku järgi tegema. Nii. Suusa selle libisemismäärde puhul, mida saab veel näidata, on muster. See on muidugi, kui me räägime igapäeva suusa tegemisest kodus täiesti harrastaja tasemel, siis mustriga toimetamine natukene kuulub ulme valdkonda, aga see on alati asi, mida meil poes ka suusakoolitusel küsitakse. Näita, kuidas mustrit panna. Kohe näitan, ma teen ühe suusa kiiresti puhtaks. Ja näitan. Muster on siis see asi suusa põhja sees. Eelmisel koolitusel ka ma üritasin näidata. Sellel suusal on siin all kivilihv, ehk siis suure aparaadiga tehtud muster, kindlate soonte sügavuste ja laiustega, eesmärgiga juhtida ära suusa alt sinna tekkinud vett. Mida rohkem niiskust, mida rohkem vett lume sees, seda sügavamaid ja suuremaid mustreid on vaja. Mida külmem suusk on, lumi on, mida vähem vett mida vähem vett lume sees on, seda peenemaid ja kitsamaid mustreid kasutatakse. Kindlasti, kes on suusatamisega nagu tegelenud, on kuulnud väljendid kivilihv ja käsistruktuur. Nad on oma töö põhimõttelt samad asjad. Lihtsalt kivilihv on selline asi, mis on nii-öelda suusa all jäädav. Selle saab sealt ära ainult järgmist korda suusad kivilihvi viies. Ehk sellega lõigatakse suusa alla mingi X muster, siis vastava ilma jaoks mõeldud muster. Käsimuster, struktuur on selline asi, mis mitte ei lõigata, aga pressitakse kindla tööriistaga suusa põhja sisse. Ja kuna ta on pressitud plastiku sisse, siis selle saab väga lihtsasti kätte ühe korra tehes seda kuuma vahetamist, mida me täna juba näitasime. Rauaga suusale kuuma andes see plastik kergitab selle mustri jälle välja ja homme saab jälle uue mustri panna. Ehk siis kivilihv, käsimuster, suures pildis samad asjad, üks on lihtsalt jääv, teise jaoks on vaja uuesti suusk aparaati sisse panna. Ja see on ulmemaailm. Seda, tipptasemel mehed kütavad
neid mustreid üksteisele sinna suusa alla 4-5 tükki, ühe siia otsa, ühe keskele, ühe siia, siis üks niipidi üle, siis teine niipidi üle, täielik ulmevaldkond. Selle jaoks on tiimides olemas eraldi inimesed, kes vastutavad ainult käsimustrite eest ja see on asi, kus on vaja väga palju kogemusi. Kui te ise määrite kodus suuski ja te tahate sellega tegeleda, seda proovida, siis palun väga, aga alustage tagasihoidlikult selles mõttes, et võtke 3-4 rulli igale ilmale midagi ja hakake oma varustust siis õppima. Panete midagi alla, lähete trenni, proovite ära, panete kas või kirja, selline ilm oli, proovisin seda mustrit, töötas, ei töötanud. Ja siis vajaduspõhiselt võtate seda kraami juurde. Et lõpuks see kohver võib olla 20-40 rulli, mis on nagu suurtel tiimidel kodus, pole absoluutselt seda vaja. Aga korraga 20 rulli võttes te ei saa mitte midagi aru ja lõpuks ei jõua sinna suusa alla ka ükski muster. Et piisab 3-4 universaalset eraldi ilma mustrit ja töö saab tehtud. Ma näitan, kuidas see siia alla jääb, tõmban siia poolele suusale. Võtame kergelt nailonharjaga puhtaks. Kas kaamera pildist näete, kuidas tekkis kuusemuster siia alla? Et sellised asjad ongi. Ja neid saab siia laduda siis nii palju, kui parasjagu aega on, et hunnikusse üksteisele. Aga õigel päeval, õigele mustrile pihta saades väga suur vahe. Kindlasti annab samasuguse efekti, kui õige määre suusa alla panna. Ja muidugi saab ka, kui põlve peal lihtsalt mustreid panna vaadata, ilma ennustust ise mitte kohale minnes, ehk siis reaalselt oludega mitte kursis olles, pannes kogemata vale mustri, siis saab ka oma hästi määritud suusa täiesti lukku mustriga teha, nii et sellega on ka omad riskid olemas. Et kui määrede veel saab enam-vähem panna tunde järgi, siis mustreid väga lihtsalt kataloogi järgi ainult panna ei soovita, et pigem koha peal oludega tutvunud olles. Uisusuusaga ütleks, et oleme lõpetanud. Küsige palun. Ja see siis kõik hõlmas ka skin-suusa klassika tegemist, sest seal keskmist osa ei ole vaja pidamisega määrida, et seal on ainult libisemismäärimine, nii et kõike seda, mida te nägite praegu, seda te saate rakendada siis vabatehnika suuskadel või siis karvaga klassika suuskadel, kus ei ole vaja pidamist määrida. Küsige libisemise määrimise kohta või mõne tööriista kohta või mille iganes kohta, mis on küsimusi tekitanud. Kork, naturaalne kork on määrde pigem suusa sisse hõõrumiseks, ehk siis te võite seda teha, kui te panete kiirmäärde ära, te võite naturaalse korgiga teda sisse hõõruda, aga poleerima te peate ikka, ehk siis nagu nailonharja on ikka vaja. Aga ma ütleks, et seda näiteks kiirparafiini puhul, mida nagu iga päev kodus trenniks teha, siis seda küll naturaalse korgiga ei ole mõtet hõõruda. Tipptasemel võistlusmäärdeid küll, aga mitte nagu kõige lihtsamaid kiirmäärdeid, et muidu see ei ole enam nii lihtne ka, siis kaob sellel asjal nagu võlu ära, kui seda keeruliseks ajada. Skin-suusk järgmisena hästi kiirelt. Kui palju on siin suusatajaid, kellel on skin-suusad? 1-2. Skin-suusk on üli hea lahendus treeningsuusaks. Klassikasuusa puhul on see, et kui libisemismäärdega, isegi kui teil on vale ilma määre all, siis te saate trenni tehtud, libisemise määrimine pole nii oluline. Hea küll libiseb natuke kehvemini, aga trenn saab tehtud. Kui on pidamismääre, vale pidamismääre, mitte ilmale vastav, siis te ei suusata. Ehk siis skin on selles mõttes päästehingel, et te saate igal hetkel võtta oma skinnid ja minna teha klassika trenni ära. Tõsi, mõne ilma puhul natuke lipsab vahepeal suusk tagasi, ei pea 100%, mõne ilma puhul natuke tunnete, et on aeglane, aga te saate trenni kindlasti tehtud.
vähemalt suusad ei paki ja ühesõnaga super variant treenimiseks. Maratonil osalemiseks, kui eesmärk on naabrimehele ära teha või oma eelmise aasta ajast kiiremini sõita, siis ma skinnsuuska ei soovita. Kui on väga head suusaolud, -5 kraadi, ühesõnaga ideaalne suusailm, siis võib skinni isegi ka toimida võistlussuusana. Aga viimaste aastate Tartu maraton näiteks, kus on nagu väga keerulised olud määrimise puhul, siis skin on väga aeglaseks läinud, ehk siis see karv läheb vett täis, ta hakkab pidurdama ja mäest alla teinekord tuleb ka lükkama hakata, et see ei ole väga tore seal Tartu maratonil. Ehk siis kui on eesmärk lihtsalt distants läbida rahulikult ja suusakiirus ei ole nii oluline, siis maratonil ka skin, miks mitte. Kiiresti sõites pigem valige võimalusel määritav traditsiooniline klassikasuusk. Kui teil on skin suusad olemas, siis neid tuleb ka natukene hooldada, väga suurt vaeva ei nõua, aga veidi küll. Selle jaoks on olemas skinni puhastusvahendid, erinevate firmade omad, need on kõigil. Kannate selle puhastusvahendi siia karvade sisse ja lihtsalt hõõrutada siia vastu karva natuke ja lõpuks karv tagasi oma asendisse. Tegelikult suures pildis sellest piisab. Teised mehed, naised, kes sõidavad teie ees, neil on suusal kliister, see kliister jääb raja põhja ja teie tulete oma skinniga sealt üle ja see korjab siia täpikesi sisse, ehk siis aeg-ajalt on vaja skinni puhastada. Kui te ei puhasta, siis ta ka mingites oludes hakkab lund alla korjama ja pakkima. Ehk siis kui skinn on puhas, hooldatud, siis ta ei paki ja siis on lust sellega liikuda. On olemas skinnil ka järjest rohkem tuleb igasuguseid skinni spetsiaalseid määrdeid, mis on siis justkui nagu, kui puhastus on tehtud, et nüüd ma hakkan seda karva veel määrima ka. Oludes, kus on 0 kraadi selline pakkimisoht, rõve suusailm, siis võib nendega toimetada küll, et ta hoiab ka, teeb siia väikse kaitsekihi, hoiab ära selle jäätumise ja pakkimise ohu, aga see ei ole hädavajalik, et kindlasti võiks olla olemas puhastusvahend, see on oluline. Kui skinn on puhas, siis ta toimib ka. Need igasugused määrded võib omada, teeb natuke tunnetuse paremaks, aga pole nagu number 1 asi. Sest jälle, skinni eesmärk on asja hoida lihtsana ja kui teil peab jälle olema siin terve hunnik määrdeid, et seda skinniga suusatada, siis kaob jälle mõte ära. Ühe skinni karvade eluiga reeglina ütleb iga tootja umbes 1000 kilomeetrit. See võib kõikuda sõltuvalt, millisel lumel te sõidate, et kui te terve 1000 kilomeetrit plaanite sõita ainult karedal kunstlumel, siis need skinnid ka kuluvad kiiremini, aga ma arvan, et kui ainult pehmel, mõnusal, naturaalsel lumel sõita, siis nad kestavad kauem kui 1000 kilomeetrit. Need seda saate nagu kulumise järgi aru ja suusatades ka tunnete, kui skinn enam ei pea. Klassikasuusk ja klassikasuusaga siis otstes toimetamine siin ja siinpool on täpselt sama, nagu me just tegime, mitte mingit vahet ei ole, libisemise määrimine, olgu ta uisusuusk, klassikasuusk, lumelaud, mäesuusk, ABC on sama, tööriistad on samad. Ehk siis sellega, mida te just nägite, libisemine, määrimine, mis tahes suusaliigil on tehtud. Kellel on või kes toimetab määritava klassikasuusaga? Eelmises setis oli vastupidi, skinne oli palju ja 2 oli ainult, kes toimetavad määritava suusaga. Siin on vastupidi, praegu oli 2 skinni. Nii. Meil on umbes 15 minutit aega, nagu ma alguses ütlesin, siis me pidamismäärdeid nii üksi pulgi läbi ei hakka töötama, aga ma näitan nii tahkemäärde kui kliistriga töötamise ära küll. Pidamismäärdega toimetamise jaoks on teil vaja sünteetilist korki ja pidamismäärdeid, mis iganes brändi, mis iganes värvi nad on, kõigil on oma ülesanne, aga nendest rääkides siis
Tahked määrded, ehk siis sellised purgis, vahet ei ole, kas see purk on sinine, kollane, punane, roheline, kehtib sama loogika, nagu ma rääkisin seal, kui on punane, kollane purk, siis sellega sõidetakse seal kuskil 0 kraadi ümber, sinised, rohelised purgid külma ilmaga. See loogika on nagu absoluutselt läbiv siin alati. Tahked määrded, millega siis sõidetakse 0 kraadist külmema poole, ehk siis pigem heades suusatamise tingimustes. Ja kliistrid sellises tuubis kleepuvad tatised asjad, mida nagu väga paljud suusaharrastajad, kes ei ole määrimisega kokku puutunud, kardavad. Ja on selles mõttes põhjust ka, et kliistriga peab nagu oskama toimetada. Et esiteks, kui te lähete, ostate teenust, saate kliistrisuusa, sõidate Tartu maratoni ära, olete nii väsinud, et jätate kliistrisuusad autosse pikemaks ajaks, siis pahandus, sest ta hakkab sulama ja ta kleepub, ta on tatine asi, et sellega määrib nii riideid, autosid, kõike, ehk siis peab olema tähelepanelik, aga mingites oludes, märjal lumel, jäisel lumel, kus on rasked pidama saamise tingimused, seal ei ole midagi muud võtta, kui peab suusa alla panema kliistri. Nii et sama jällegi suusatamise mõttes ta on vältimatu, tuleb vahepeal mängu võtta. Pidamise määrimise puhul alustatakse alati suusa pidamisala karestamisest. Selleks sobib hästi 100–120 liivapaber. Ja enne rääkisime sellest suusa sobivusest kehakaalule, siis klassika suusa puhul on eriti oluline, et suusk vastaks teie kehakaalule. Kui palju me saame iga aasta põhiliselt Tartu maratoni servises neid samu suuski, mis on 20–30 kilogrammi teie enda kilo kehakaalust väljas, sellega ei ole võimalik hästi sõita, sest pidamisala peab olema suusal mingis loogilises pikkuses ja vastama teie parameetritele. Kui siia tekib alla, keegi toob suusad, mis on iga aasta täiesti tavaline nähtus meil, ütleb, mina tahan nendega seda distantsi läbida ja paneme ta selle aparaadi alla ja pidamisala on selline kuskil siin. Ja meil ei jää muud üle, sest tema ütleb, et tema tahab nendega sõita, määrige ja hiljem siis kritiseeritakse määrdemehi, et eriti ikka ei oska te määrdida. Et võib-olla ei olnud asi selles, et vale määre oli. Ehk siis klassika suuskade puhul ülioluline, jälgige ja käige enam-vähem igas suusapoes, kes on tõsiselt võetav, on olemas need pukid, tööriistad, millega alasid mõõta. Käige sealt läbi, laske oma kehakaalu järgi kriipsud siia külgedele peale teha, siis te teate, et ükskõik kuhu te suusad viite, siis iga määrdemees saab aru, kuhu mis käib. Et kui teil on lihtsalt haljas suus, kus ei ole midagi, jälle keeruline. Et te ise naudite suusatamist klassikasuusal palju rohkem, kui see väike protsess on ära tehtud ja suusad on teie järgi paika sätitud. Esimese asjana siis karestus, kasutame tavalist liivapaberit, selle võib siia klotsi külge panna, võib ka lihtsalt käes, pole hullu. See on eesmärgil siis karestada see keskmine osa suusal ära, et hiljem määre siia kinni jääks. Kui ta on libe, selline nagu libisemisala on, siis see määre kaob siit väga kiiresti alt ära. Et niimoodi tundub päris rets, aga pole hullu. Kui te seda regulaarselt teete enne igat pidamise määrimist, siis piisab 2-3 korda niimoodi üle tõmmata, juba tõmbas hallimaks ja ühtlasemaks selle karestuse küll ja tegelikult täitsa piisab. Tutika suusa puhul ei ole seal karestust üldse all, ta on alguses üleni selline libe nagu uisusuusk, et siis on vaja seda karestust natukene põhjalikumalt teha, alad paika ära märkida ja siis alade järgi võib teda ka niimoodi risti-rästi, mõni teeb ringe, aga selline igapäevane karestus piisab täitsa otse tõmmetest 2-3 korda valmis. Siis soovitatav on panna pidamismäärete otstesse tavaline maalriteip eesmärgiga, et mitte pidamismääret libisemisalasse sisse määrida. Et see kaitseb ära ja tulemus on ka ilusam ja ühtlasem.
vahet ei ole, kas me määrime tahket määret või me paneme kliistrit, siis alustatakse ikka krundist. Krunt on base wax peale kirjutatud või lihtsalt mõni roheline, sinine, mingi kõvema otsa määre. Panen praegu selle tahke krundi siia alla. Krundi eesmärk on hoida kinni järgmiseid pidavaid määrdekihte. Ehk siis teda ei ole vaja siia panna paksult. Ta on ainult selle jaoks, et ta seob ära suusa ja järgmised kihid, et nad sealt nii lihtsalt minema ei pääseks. Siis on krundi puhul veel üks oluline asi, et krunti pannakse suusa alla soojalt. Teda tuleb korraks soojendada. Vahet ei ole siis kas määrderauaga või fööniga, aga rauaga on see, et ta saab lihtsalt siledam ja läheb lõbusamalt. Aga võib ka fööniga kuumaks lasta ja siis korgiga hõõruda, aga rauaga tehes ta läheb kohe siledamaks see kiht. Ja kuumutame me teda selle eesmärgiga, et teda veel rohkem siia karestatud suusapinda sisse töödelda. Et kui me teda lihtsalt külmalt siia paneme, siis ta jälle püsib siin vähem aega. Et kuum krunt tagab selle, et määre jääb püsima. Ta on selline ebaühtlane, võtame sünteetilise korgi. Soon puhtaks. Üsna hästi. Krunt all. Ja krunt nüüd jahtub maha. Nagu iga tööprotsessi juures, kus te kasutate kuumust, siis alati tuleb see asi lasta maha jahtuda enne, kui te hakkate järgmist mingit asja toimetama. Me praegu ei oota, kuni ta maha jahtub, sest meil pole piisavalt aega. Aga edasi läheb pealtnäha kõik samamoodi. Nüüd me siis juba valime vastava ilmamääret, olgu ta siis sinine, kollane, punane, sõltub, mis õues toimub, ja kantakse siis järjest siia krundile kihte peale. Reeglina kolme kihiga väga ei sõideta, aga niisugune 5 kihti keskmiselt pannakse umbes seda määret siia. Jälle kork. Soon puhtaks. Vahepeal küljed ka. Nii. Seda siis vastavalt teie enda teadmistele, kui palju teil pidamist reeglina vaja on, siis kasvatatakse seda pidamismäärdepatja siin siis 3-6 kihiga tavaliselt. Ja selle eesmärk on siis et kui te klassika suusa peal on ju, kui uisusuusk ei tohi kunagi nii palju läbi painduda, et keskosa puutuks lund, siis klassikasuusa puhul klassikasuusk peab olema just täpselt nii palju pehme, et kui te lihtsalt paaristõukeid suusatate, olete siis lihtsalt kogu kehaga kahe jalaga suusa peal, siis see keskosa lund puutuda ei tohi, vastasel juhul on see pidur, ehk siis lihtsalt mäest alla sõites, see osa on õhus. Mäest üles minnes te viite keharaskuse ühele suusale, ehk siis te vajutate selle kleepuva asja korraks lumme kinni, tekib haakumine ja te saate edasi astuda, ehk siis pidamismääre on selle jaoks. Ja õige pidamismääre siis ongi, kui teie või teil määrdemees on valinud õige pidamismäärde, siis ta laseb teil sõita tõusust üles nii, et teil on täis pidamine, suusk ei lipsa tagasi ja ta ei kogu siia alla jääd, lund, et on mõnus sõita. Et pidamismääre põhimõtted on need. Kliister. Ma kliistrikrunti ei hakka siia alla panema, sest et see ei erine kuidagi tööprotsessi mõttes järgmiste kihtide panekust, võib-olla selles võrras, et krunt alati olgu nii õhuke kui võimalik, aga muus osas on samamoodi toimetamine. Ütleme, et meil on siin kliistrikrunt all siis ja täna on vesi täitsa voolab, suusarajal on vaja punast kliistrit võtta. Jälle kliistrite puhul täpselt sama põhimõte. Sinine kliister, lilla kliister. Võtame siin lilla, sinine, punane, kollane, vesi, punane ka, vesi,
lilla, väike miinus, jää, sinine, täitsa jäärenn. Et jälle, tegelikult see, kui nende määrde kapi juurde seista, siis see võib tunduda nagu ulme teadus, aga teha endale lihtsalt selgeks need samad värvid, kuhu mis värvi määre käib, siis suures pildis juba teate, mida alla panna. Ja kliistri panek, meil on krunt all, see on selline vedelamat tüüpi värk. Seda võib-olla esimest korda kodus pannes saab nalja ka, soovitan pere vaatama kutsuda. Aga kui juba paar korda olete teinud, siis tegelikult see ei olegi nii hull midagi. Kliistri suusa puhul, ma räägin kohe, teeme kihi ära ja siis ma räägin kliistri suusa puhul. Nii, siis kliistrit on vaja natukene tema laiali ajamiseks soojendada. Peab olema ettevaatlik, ei tohi soojendada nii palju, et ta voolama hakkaks, sest ta läheb päris vedelaks, kui ta väga kuumaks ajada. Õrnalt soojendada, et teda voolida saaks. Siis on 2 võimalust. Üks võimalus on kasutada määrde korki ja teda niimoodi edasi-tagasi õrnalt liigutades ja ei tohi väga peale vajutada, muidu te pressite selle kliistri siit korgi vahelt külgede pealt maha. Üks variant on nii teha, teine variant on vanakooli ja pöial siia sisse toppida. Nii, kiht kliistritel. Soon puhtaks, sest soone sisse kliistrit ei ole vaja. Teibid maha ja valmis. Pidamine määritud. Nüüd, enne kui see suusk nüüd selle kliistriga, eriti oluline on see just kliistri puhul, enne kui see nüüd alla panna ja sellega suusatama minna, ta peab olema väljas, ta peab saavutama selle välistemperatuuri. Viimaste aastate Tartu maratonid on nende kleepuvate asjadega toimetatud ja ei ütleks, et on nii meie kui seal teiste suuremate määrijate puhul ei ütleks, et on väga määretega mööda pandud. Väga tihti eksitakse ise suusaga ümber käimisel, aga see on okei, sest kui ei ole varem kokkupuudet olnud, siis ei teagi. Kliistrisuusk siis, nagu ma ütlesin, ta peab olema väljas enne, kui teda lume peale panete, enne kui te sinna suuskadele peale ronite, laske 10-15, kui on aega kauem, las ta seisab väljas, lihtsalt pange seina najale, las ta seisab. Kui te nüüd lähete suuskadele peale, kliistrisuuskadele, siis kui on veel kellega rääkida mõni lugu, siis rääkige ära ja siis minge suuskadele peale, sest väga hea näide eelmise aasta Tartu maratonist, tädi sai suusad kätte, pani suusad meie kohe seal boksi kõrval alla, nägi sõbrannat, seisis suuskade peal, toetus keppidele, rääkis 10 mintsa juttu, hakkas minema ja ta oli lume külge kinni jäänud. Ehk siis tekib see efekt, et peal seistes, kliister on vastu lund, eriti kui ta on veel toasoe ka, ta võtab siia niiskuse sisse ja hakkab kasvatama siia siukseid jääklompe alla ja seda nüüd seal päästa, raja peal päästa. Palju on lugusid, kes Tartu maratonil hõõruvad, ma ei tea, pangakaartidega ja millega iganes enda suuski puhtaks, seda on praktiliselt võimatu enam päästa. Ehk siis suusk külmuma, jahtuma, suusale me läheme, ja kui lähete ka stardialasse näiteks, siis panete suusad sinna ratta sisse ära, aga ei pea veel sinna peale ronima. Kui te lähete, nüüd on piisav aeg, stardine aeg, et tuleb suusad alla panna, lähete suuskadel peale, kogu aeg peavad suusad liikuma. Tahke määrde puhul see ei ole nii oluline, sest see naljalt ei hakka klompi külge võtma. Kui on seal nulli ümber ilm, selline soojem ilm, siis võib liigutada ka, aga kliistri puhul see on see ülioluline. Kogu aeg jalad käivad nii. Kui te vaatate nüüd järgmine kord telekast klassika suusatamist, kui on soojem ilm, siis panete tähele, et stardis keegi ei seisa nii, et võib-olla viimased 3 sekundit seistakse, aga sinna nii kogu aeg kõigil jalad käivad. See ongi selle jaoks, et kui see kliister on liikumises, siis ta ei lase endale siia niiskust ja jääd sisse. Nii kui te selle peal pikalt seistate, on mäng läbi. Ja
toidupunktis samamoodi, et kisell on hea, tulebki nautida, aga siis võtke suusad ära või jälle kogu aeg liikuge. Et pidage see meeles. Ma vist lõpetasin. Aitäh! Küsige, nüüd on aeg küsimusi küsida muidugi. Jaa, jätsin rääkimata. Kõige lihtsam tüüp pidamismääret on lihtsalt liivapaber. Ehk siis kõik see, mida ma tegin enne, kui ma hakkasin siia mingit krunti alla panema. Kui on olud 0 kraadi, -1, +1, 0, väga väike aken on, kus saab sellega sõita, 0 kraadi värske lumi, siis sõidetaksegi ainult liivapaberiga karestatud suusal, sest kõik muu kraam, mis siia alla pannes, pakib. Kõnnite mäest alla suurte klotside peal. Et seda kasutatakse, on ka eraldi tüüp Zero suusad olemas, nad on reeglina keskelt, Fisheri puhul, mis on kõige levinum, on keskelt kollane, see on selline karestatav ala seal keskel, tehaksegi enne maratoni, enne trenni lihtsalt liivapaberiga aetakse see plastikuhari karv üles sealt, kraabitakse natukene ja sõidetakse ja väga hästi toimub, hästi palju kardetakse, aga tegelikult toimib väga hästi, et viimaste aastate Tartu maratonist näidete puhul ikkagi valdav osa eraldi esimest otsa sõidabki ilma määrdeta suusaga. Sest seal on nagu risk väiksem, kui minna seal 0 kraadi juures ideaalset pidamismääret otsima, võib nagu rohkem näppu lõigata. Aga selleks ei pea olema eraldi Zero suusk, võib olla täitsa tavaline suusk, mida te igapäevaselt ka määrite pidamismäärdega, lihtsalt täna teete liivapaberiga ja toimib, sõidab. Jah, see küll. Pidamisteip, ülilihtne ja toimiv asi, kestab suusa all väga kaua. Ta on oma olemuselt pigem selline kliistri, kui näiteks täna turul on 2 põhilist teipi, Rexi teip ja Stardi teip. Rex määrdefirma teip on selline natukene oma olemuselt kliistri sarnane, ta ei määri nii, aga ta on selline paksema kihiga. Ta töötab peaaegu igas olus. Tean näiteks suusatreenereid, kellel ei ole skin suuski endal, sõidavadki teibiga, sest neil ei ole aega oma suuskadega tegeleda, nad võtavad selle teibiga suusa ja saavad ka alati seal ära liigutud. Soovitan ja kasutatakse samamoodi, kes on ka läbinud maratone selle teibiga, et kui ei ole mahti iga päev ise määrida, skin suuska ei ole, iga päev ei tahaks poodi ka suuski viia, siis pange see teip alla ja ta toimib enam-vähem iga oluga. Ja. Nagu siuke skin suusa tüüpi, ma arvan, et alati ideaalne ei ole, aga trenni saab tehtud. Taga oli ka küsimus. Ma ei kuule, sorry. Nojah, ta ei ole, see tavaline musta põhjaga suuski ei ole nagu ideaalne selleks ainult karestamise värgiks. Jah, võiks olla muidugi spetsiaalne see suusk, aga paljudel meil täna, kui maratonil on 5000 inimest stardis, siis enamus sellest massist on täitsa tavaline harrastaja, kellel on hea, kui ta küla pealt endale selle ühe klassikapaari leidis, rääkimata siis, et tal kodus see Zero suusk olemas on. Et võib ka täitsa seda tavalist suuska karestada, ei juhtu mitte midagi, aga jah, ideaalis võiks igaks ilmaks, ideaalis võiks olla igaks ilmaks, igaks erinevaks oluks olla oma õige suusapaar, aga läheb ulmeks ära. Küsige veel. Palun. Kui pidamismäärdest räägime, libisemismäärdest, libisemismäärde puhul, kui me räägime ainult trenni tegemisest, siis trenni saab tehtud, ei juhtu mitte midagi, kui minna ka selle natuke ilm muutub, lähed selle sama eilse määrdega, aga muidu, kui juba rohkem kui üks kord on näiteks sõidetud vana määrdega, siis võiks ikkagi jälle puhastada ja uue määrde panna. Ja. Aga seda Jaa, ikka. Ja. Et kui juba uuesti määrida, siis neid lihtsalt
siia vanale eile sõitnud suusale lihtsalt uus kiht parafiini ilma puhastamata peale kärsatada, see nagu pigem ärge tehke, siis pigem sõitke selle eilse suusaga. Aga kui juba määrima hakata, siis ikka cleaner, uuesti grunt ja kõik. Kiirmäärde puhul täpselt samamoodi, et ikka tasub see vähemalt selle metallharja ja cleaneriga kergelt üle tõmmata, et sealt mingigi mustus kätte saada, sest et ta lihtsalt koguneb siia mustus siia alla, määrde jäägid ja suusarajal ta kogub ka mustust. Kõik, mis siin all on nagu väike pidur teil siin all. Aga seda, kui kliistri puhul, kui tahate kliistrit kätte saada suusa alt, te ei pea isegi seda ise määrima, käite Tartu maratonil, saate selle õnnetuse endale kaela, siis koju minnes tahaks suusad puhtaks saada. Siis tualetist üks väike tükk paberit, föön, mis kindlasti igal ühel on kodus olemas, pahtlilabidas, mis igal ühel on kodus olemas. Ei peagi spetsiaalselt suusapoodi minema. Selle peab natukene soojaks ajama, sest kui te seda soojaks ei aja selle puhastamise ajal, siis te jääte seda kraapima, sest ta kleepub igale poole väga kõvasti kinni. Ta on päris ebameeldiv asi, kui ta on kuskil mujal kui suusa all, siis ta ei ole väga tore. Lasete natukene puhastusvahendil mõjuda ja puhta paberiga pühite kokku. Ja ongi suusk puhas. Nii, nüüd ma küll lõpetasin. Aitäh teile! Nii kaua, kui ma veel siin oma asju kokku panen, tulge katsuge siin, vaadake erinevaid asju, küsige, kellel veel on jooksvaid küsimusi, et ma mingid minutid veel veedan siin, võime rääkida.